Välismaailma muuseumikogudes ja erakätes leidub hulk Tallinnas ja teistes Eesti linnades valminud vanu hõbesemeid, mis sattunud sinna eri aegadel ja eri teidpidi. Käesolev ettekanne käsitleb 2 Stockholmis asuvat Tallinna linnamärgiga hõbekaussi, nõnda nimetatud külmkaussi. Üks neist Stockholmi rahvusmuuseumis, teine kuninglikku lossi Gustav V hõbedakogus. Mõlemad pärinevad heast Rootsi ajast, kui Eesti kuulus kuni aastani 1710 Rootsi ülemvõimu alla. Rootsi võimu laiendades tihenesid suhted emamaa ja selle idapoolsete provintside vahel, soodustades Rootsi kultuuri levikut üle Läänemere. Üks selliseid Rootsi laene 17. sajandil on 3 kuuljalal seisev nõndanimetatud külmkauss ehk külmkausi kauss. Rootsi keeles kallskool või kallskools skool. Gastronoomselt nimetati külmkausiks 17. sajandil Skandinaavia maadel, Taanis, Põhja-Saksamaal ja madalmaadel üldiselt biorooga, mida serveeriti pulmades, ristedel ja teistel pidulikutel perekondlikutel sündmustel. Rooga valmistati petipiimast või veinist, munakollastest, suhkrust või meest, lisades sidrunimahla, valgeid rosinaid ehk sultaniine, värskeid vabanaid või teisi marju. Kõrvale pakuti väikseid küpsiseid. Söömiseks kasutati pikavarrelist lusikat. Ka anu, millest külmkauss serveeriti, nimetati külmkausiks või külmkausi kausiks ja peolauas käis see käest kätte. Tallinna linnakodaniku pärandustompudes kerkivad tinast või hõbedast külmkausid või külmkausi kausid üles 17. sajandi teisel poolel. Need on valmistatud tinast või hõbedast, sagedasti kullatud ja kaalult väga erinevad. Hõbedast hinnalist külmkausti oli omanikul rahapuudusel võimalik pantida ja seda kasutasid just ohvitserid, kes olid võlgadesse sattunud. Nii et nii leidus Tallinna kaupmees Berend Kniiperi varahulgas õnsa majur Bergi abikaasa Sofia Wrangeli panditud hõbedast ja kullatud külmkaust koos peekriga. Stockholmis säilinud 2 eksemplarist on ajaliselt vanem Stockholmi Natsionaalmuuseumi kogudes leidub kaanega külmkauss. Ja see on see siin. 2 voluudikujulise käepidemega varustatud kõhukas anum seisab 3 kuliküüntega kuuljalal, kusjuures kaaned on samasugused kuuljalad, mis võimaldavad kaant kõrvale laua peale asetada. Ese on tembeldatud Tallinna ristikujulise linnamärgi ja Jürgen Tammerti meistrimärgiga, kes töötas Soomes Porvoo linnas, kuid kuulus kaasmeistrina Tallinna Kullassepatsonsti alla. Kausikaanel on graveeritud omanike perekondade Ekholsi ja Schultzi topeltvapp ehk nõndanimetatud alliansvapp ja nimetähed vastavalt BEH, CS ja aastal 1679. Tegemist on Tallinna raehärra Peeter Ekholsi ja ta abikaasa Katariina Schultziga. Omaniku rootsipärane nimevorm lubab oletada Soome-Rootsi päritolu ja Tallinn oli 17. sajandil väga rahvusvaheline linn. Esimest on teada, et see müüdi 32. aastal Stockholmi Bukowski oksjonikaambris. Rootsi jõukas ärimees G. Philipson kinkis selle 65. aastal Natsionaalmuuseumile. Nooremal hõbedast ja osaliselt kullatatud luksuslikul külmkausil on kaanele graveeritud Nils Strombergi vapp, kes oli Eestimaa kindralkuberner aastal 1705 kuni 1709 ja tõsteti krahvi seisusesse 1706. Elas Toompeal lossis, mistõttu võib oletada, et kauss oli kasutusel lossis peetud pidusöömingutel.
ese on märgistatud Tallinna hinnatud hõbesepa Johannes Seedigeri märgiga, kes suri katku 1710. Ja seda võib pidada üheks silmapaistvamaks esemeks Tallinna hilisbarokki aegses hõbekunstis. Suurepärane asi. Võrreldes Natsionaalmuuseumi vanema kõrgbarokki maitse kohaselt kõhuga kausiga on Stockholmi kuninglikus lossis leiduv Seedigeri eksemplar vormilt madalam ja kaunistatud hilisbaroksete akantusväetidega käepidemel ja viltu asetatud nõndanimetatud droonide ehk rõõnetega kaanel, mis näitab, et Tallinna meistrid jälgisid stiilimuudatusi Saksamaa ja Skandinaavia hõbedakunstis. Eseme vahepealse staatust ei ole võimalik jälgida. Vastavalt Kauksi põhja alla graveeritud tekstile kinkis Londoni Rootsi koloonia eseme graaf ja graafinna Hermann Wrangelile nende kuldpulmadeks 12. detsembril 1918. Graafinna Charlotte Wrangel omakorda kinkis selle kuningas Gustav V tema 80. juubeliks. Juubelikingitus. Võib nimetada, et Rootsi muuseumides ja erakogudes on säilinud umbes 70 siinsete hõbemeistrite valmistatud külmkaussi, äratades oma suuruse ja hinnalisuse tõttu pälvitud tähelepanu. Tänapäeval kasutatakse neid kirikutes sagesti rihtimisvaagnatena. Kaetud pidulaua keskpunktina omas külmkaust populaarsust 17. sajandi teisest poolest alates kuni umbes 1740, andes tunnistust omaniku jõukusest või sotsiaalsest kuuluvusest. Elustiili ja kommete muutudes asendas külmkaus 18. sajandit hõbedast luksusliku supitirinaga. Mis võib öelda selle kohta, et omal ajal naistel olid omad papid ja nad jätsid, kui nad abielusid, siis jätsid oma nime alles. Nii et kui üks omanik oma vapid siia peale pani, siis alati mehe ja naise vapid mõlemad ja nende nimetähed olid, mis näitab, et naine jättis oma neiupõlve nime alles. See oli naiste uurimisseisukohalt väga huvitav näha. Ja ma ütlen, selle kohta on mul andmed, et see on 43 sentimeetrit on see lai. Nendel harilikult oli kaal märgitud sellepärast, et kaal tähendas seda, et seda võis müüa, seda võis hinnata. Kaalu järgi oli see hindamine. Mina uurisin ju seda vana hõbedat paarkümmend aastat siin ja käisin siis vastavalt ka neid asju mõõtmas ja käisin lossis ka seda vaatamas. Ja siis anti mul aega, küsiti minu käest, kui palju see oli ühes klaaskapis, ühes montris olid need hõbeasjad olid seal ja ma palusin siis luba, et ma võiksin seda valget saali, Vita Haavet nimetatakse, suur pidusaal on see, et ma võiksin seda külastada ja mulle anti siis aeg, küsiti, kui palju aega läheb ja ma arvasin umbes, et kolmveerand tundi võib-olla, et ei tea, kuidas see asi läheb seal. Ja siis tulid livrees, need õuehärrad tulid mulle vastu ja vaatasid kella ja küsisid, et 3 tundi, ja. Aga palun mitte vaipadele astuda, sellepärast, et Taani kuninganna Margareeta on külla tulemas ja nad on juba kohvilauad valmis pannud selles valges saalis. Ja ma ütlesin, et ma ei lähe mitte nende vaipade peale, vaid tahan ainult seda muntrit näha. Ja siis nad vaatasid natukene, tehti siis lahti see monter ja ma siis natukene uurisin seda seest ja väljast ja seal on nimelt sellel valgel, seal Vita Haavetil on
maalitud sambad. Ja kui sa sealt ringi käid, siis need maalitud sambad kõik liiguvad, tähendab, nad on ühes kohas, on nad õigeti. Aga muidu, kui sa liigud, siis need sambad liiguvad niimoodi. Nii et ma otsisin natukene seda kohta, kus kohad see võis olla, et sa kuskil istud selles saalis ja sambad on kõik sirged. Ja ma leidsin selle koha ülesse ka. Ja siis mõtlesin, et siin võis siis see kuningas või siis oma tooliga ja siin siis istuda. Ja siis tõepoolest need sambad olid püsti niimoodi. Ja siis tuleb see, need õuehärrad tulevad uuesti siis ja ütlevad, nüüd on aeg läbi.